kallid õpetajad ja kõik teised haridusse panustajad. 1. september on uue kooliaasta algus ja haridusrahval on ikka komme soovida siis üksteisele head uut aastat. Nii soovin minagi head uut kooliaastat. Kuna eelmine aasta on olnud keeruline, siis praegu on minu meelest paslik soovida mitte lihtsalt head, vaid paremat õppeaastat, kui oli eelmine. See pandeemia aeg on olnud hariduses keeruline ja väljakutseid täis. Õpetaja amet on tavaolukorras suhtlemist täis, kuid nüüd olime viimase 1,5 aasta jooksul sunnitud veetma palju aega õpilastega vahetu suhtlemiseta. Loodame, et sel õppeaastal on asjad paremad ja sellist distantsit õpetamist ei ole või siis on väga vähe. Et saaksime võimalikult palju olla kontaktis oma õpilastega ja jätkata kontaktõppega, peame olema hoolivad nii endi kui teiste suhtes. Et oleks võimalik jätkata kontaktõppega, siis selleks annab meile võimaluse näiteks vaktsineerimine. Nagu täna kooliaasta avaaktusel Tartus ütles president Kersti Kaljulaid, me ei vaktsineeri ainult endi kaitseks, vaid ka nende kaitseks, kes ei saa end vaktsineerida ja kelle tervis on nõrgem. Samas, kui keegi ei soovi või ei saa end vaktsineerida, siis see valik peab samuti igal inimesel olema. Eriti praeguses keerulises olukorras on oluline olla toeks nii kolleegidele kui noortele ja kõigile õpilastele. Kui me üksteist toetame ja teeme koostööd, siis saame loodetavasti toreda töörõõmu ja elurõõmu täis haridusaasta. Eile teatavasti valiti Eestile järgmiseks presidendiks Alar Karis, kes lubas, et tema oluliseks prioriteediks saab olema teaduse ja hariduse eest seismine. Loodame, et see saab olema koostöine ja tulemuslik. Lähinädalatel jätkame õpetajate esindusorganisatsioonina Vabariigi Valitsuse ka palgaläbirääkimistega. Oluline on, et me näitaks ka päriselt, et Eestis on õpetajaamet väärtustatud ja seda tuleb riigil näidata tegudega. Aga täna on tarkuse päev. Kallid kolleegid, õpetajaamet on maailma parim amet. Kaunist pidupäeva ja üheskoos suudame me seista Eesti hea hariduse jätkumise eest. Kõike ilusat teile!